Noh, natukene, ma olen käinud umbes 30 mägimatkal siin 40 aasta jooksul ja pooled siis on nagu juhtimisega. Ja see on niisugune huvitav asi, see ei olegi nagu töö, see on niisugune lõbu, et nagu öeldakse, et kes nagu juht käib 3 korda matkal. Et kõigepealt matka ja marsruudi ettevalmistamine, koostamine. See on niisugune omaette looming. Siis teine on marsruudi tegelik läbimine ja kolmas, mis te arvate, kolmas on siis ühesõnaga päeviku või aruande kirjutamine siis ja koostamine ja piltide otsimine ja see on ühesõnaga elad nagu kolmandat korda läbi seda asja. Nii, ma proovin nüüd, kuidas ma siin nüüd saan. Mul on natukene halvasti huvitav. Ütleks natukene, selge. Nii, paneme siis selle laserpointeri ka tööle. Vaat siin on nüüd siis ühesõnaga kõik need 4 punkti, mis siis on vaja grupijuhil või aktiivsetel inimestel läbi mõelda ja enne mäkke minekut. Ei ole nii, et lähme ja vaatame. Nii võib minna, aga tõenäoliselt on siis läbi kukkunud kõik. Igaühel on siis oma nagu nägemus ja enne tuleb kokku leppida ja siis ongi esimene on siis marsruudi koostamine. Piirkond muidugi, kuhu minna, kas siis Alpid või Himaalaja või mis iganes. Siis väga oluline on liikumisgraafik. Teatavasti mägedes on vaja aklimatiseeruda, et kõrgusega kohaneda. Päevade arv, mis võib olla, on siis 4–20 päeva ja varupäevad kindlasti peavad olema sees. Ja kilomeetrites, ütleme tavaliselt on siis 60–160 kilomeetrit mägedes selle aja jooksul. Siis samuti, mis tuleb arvesse, on siis kulud ja tipud, nende arv ja kõrgused, samuti raskused. Need tuleb ennem läbi uurida. Ja teine asi, mis on väga oluline, juht võib toreda asja välja mõelda, aga grupp peab olema inimesed. Ega üksi on esiteks ohtlik minna ja teiseks igav ka. Ja liikmete arv. Tavaliselt on 4–8, aga näiteks minul on olnud ka 15 inimest grupis. Niimoodi, et igat pidi saab. Siis loomulikult tuleb arvestada eelneva mägikogemusega, et ühesõnaga kogemus enamustel vastaks, ütleme, antud marsruudi raskusega. Võib võtta algajaid kaasa niimoodi lihtsamatel, aga ühesõnaga enamus peavad olema ikkagi asjast üle. Siis loomulikult ei saa üle ega ümber siis füüsilisest ja tehnilisest ettevalmistusest. Siin siis igasugused õppused võiks enne teha mingi proovimatk Eestis, kuidas jalad vastu peavad, varustus, kuidas on. See on siis nagu inimestega seotud, aga siis on ka paberitega asjad, mis on matkaga seotud, on kõigepealt mägikindlustus. Seda minu teada Eestis ei saagi teha, ei olegi. Need on siis rahvusvahelised niisugused kindlustusfirmad, kus raske raha eest saab teha. Siis teatavasti, kui lähed teisele maale, siis peab teadma, kas on viisat vaja või ei ole. Nii et viisade tegemine, siis piiriload ja muud niisugused eriload tuleb vormistada. Ja viisakas või mõistlik on ka registreerida meie välisministeeriumis, et sellised inimesed on nüüd sellel ajavahemikul väljas. Nii, siis logistika. Ühesõnaga lennukipiletid tavaliselt tuleb võtta õigel ajal.
niimoodi, oleme käinud vanasti ka rongi ja autoga, aga tavaliselt ikka lennuk. Paraku kukub nii välja, et ütleme, et lennukipiletid on vaja maru kähku ära võtta ja siis alles hakkad marsruuti nagu tegema. See ei ole muidugi hea niisugune näide, aga siis tuleb varupäevi endal maruda. Teine seal logistikas on kohalik transport, et kas siis tellida ette või siis jääda mingi juhusliku transpordi peale lootma. Tegelikult neid pakkujaid tavaliselt ikka on, aga mitte igal pool. Siis ööbimine, kui ikka suurde linna lähed, päris Põõsal, oleme ööbinud ka Põõsal niimoodi pargis, aga ei ole soliidne. Ja 4. selline oluline punkt on siis varustus. Nimelt see siis võib jagada niimoodi isiklik varustus, riided seal igast ja saapad, kiivrid ja tehniline varustus isiklik. Seal on siis mägisaapad, kirka, kassid, kiiver, igast vööd. Ja siis on ka grupivarustus. Need on siis ühised niisugused asjad nagu telgid, priimused, potid, ühesõnaga köögipool, apteek, köied, igasugune rauavärk, mida nagu ühiselt kasutatakse. See jagatakse siis nagu inimeste peal kandmisel laiali, et enam-vähem seljakotid oleksid niimoodi adekvaatsed inimese kaalu ja sooga. Naistel vähem ja meestel rohkem. Ja siis millest ei saa üle ega ümber on, siis tuleb kogu matka tavaliselt matkatoit kaasa võtta ja kütus. Mina vähemalt olen nii käinud. Loomulikult võib ka minna niimoodi, et on nagu mingisugune alpilaager, olen ka nii käinud, kus siis saab süüa, aga lõppude lõpuks marsruudile minekul tuleb ikka natuke kaasa võtta. Siin võib arvestada umbes toitu, ütleme 500 grammi kuivaineid inimese kohta päevas ja kütuse osas, tavaliselt tänapäeval on gaas, on siis kusagil 40–50 grammi inimese kohta päevas. Siin kindlasti pange tähele, et kui gaasipallooni võtate, et palloon ise ka kaalub, et puhas gaas on see. Nii, et ühesõnaga niisugused asjad tuleb siis läbi mõelda. Selliseid loenguid nagu ei olegi võib-olla väga peetud, on matkataktika ja orienteerumine. Seda on olnud küll varem, et ma siin nüüd võib-olla natukene vaatan, et kas me jõuame kõike. Nii, ja nüüd väike ettekujutus, et kuidas siis, mis asjad seal mägimatkal, ütleme klassikalisel mägimatkal võivad ette tulla. Matkaliidu kodulehel on siis niisugune klassifikatsioon sportlike matkade osas ja mägide osas siis siin näeme, et 60–160 kilomeetrit on siis see niisugune pikkus, matka pikkus ja päevades on siis seal ka üleval mitu päeva, seal 4–20 päeva ja siin siis alumisel mägimatka tabelis on siis näha, palju neid kurusid saab olla ja mõnikord on ka tipud sees, nii et ühesõnaga see on niisugune, annab nagu ettekujutuse. Vanasti peeti sellest väga kinni, nüüd nagu on soovituslik see. Muidugi on ka selliseid, nagu öeldakse, üle võlli või out of range matku. Ma toon näiteks 2009 Pamiri maraton. Ühesõnaga Moskva mehed, venelased Andrei Lebedevi juhtimisel tegid seal siis neid niisugust matka, kus siis 600 kilomeetrit oli matka pikkus, ma ei tea, seal 40 päeva ja
3 sellist 7000 tippu sees, nii et no see oli siis juba päris niisugune võimas. Nii, marsruudi ettevalmistamisel ma olen seda varem ka rääkinud, siin niisugused väikesed nagu vihjed, et kuidas hiljem nagu või ühesõnaga jõuad orgu, sa oled kusagil sügavas orus ja need, kus see pagan mäekuru nüüd on? No see peab olema, mäletate, rääkisin mäekurudest ja üldse mägireljeefi elementidest siis jaanuarikuus. Nimelt on loogiline, et kui oled nagu mingis orus, siis selle oru lõpus on väga hästi näha kuru. Ühesõnaga, peaaheliku kuru on siis kenasti näha, aga kui lähed nagu külgmisele ahelikule, oled liiga nagu madalal, sealt ei ole küll midagi näha, nii et külgaheliku kurusid on raskem reeglina üles leida. Vähemalt kui sa selle ühesõnaga raja algust ei leia, siis tasub veel otsida, et ühesõnaga nii umbes ei tasu minna. Kindlasti see välja uurida. Samuti ka sõltub, et kas on nüüd lumine pool või on rusune pool. Lumise poole pealt on nagu see kuru kuju enam-vähem selge, nii et lumise poole pealt on lihtsam leida. Ühesõnaga tuleb uurida igasuguseid kirjeldusi ja tõusuvariantid kurudele tippudele. Siin ma pärast näitan palju konkreetsete matkade puhul ma olen läbi lugenud niimoodi, et mingi ettekujutus saada. Ja siis muidugi on ka ühed niisugused takistused või on mägijõed. Ühesõnaga, et kas seda on vaja läbida või on mingid sillad, see tuleb uurida. Ja matk ei ole niisugune lineaarne alati, vaid võib olla ka niisugune radiaalmatk. Tavaliselt tehaksegi mingisugune radiaal ennem ära, kohanemiseks kerge kotiga jäetakse asjad maha, seda siis nimetatakse pandamiks eesti keeles, on niisugune sõna. Ja siis hiljem minnakse lineaarsele marsruudile, ühesõnaga, et mille algus ja lõpp ei lange kokku. Kindlasti tasub mõelda puhkepäevad, kui on pikem matk. See on siis siin kusagil, mul on siin kirjas 3.4, aga võib ka natuke hiljem olla. Ja varupäevad, nagu enne rõhutasin, et ei peaks kiirustama. Mägedes ei tohi kiirustada, siis on jama kaelas. Siin on nüüd üks pilt on niisugusest riistapuust, mida nimetatakse kurvimeetriks, et kui on nagu kaart mingi mõõduga või skeem ja seal tahad nagu mõõta seda sentimeetrites vahemaad, siis joonlauaga on halb, aga kurvimeetriga seal all siin on niisugune rullik või rattakene ja siis sellega niimoodi libistad mööda kaarti ja saad sentimeetrites selle pikkuse. Ühesõnaga saab kõverjoone pikkust mõõta. Ja hiljem siis tasub see korrutada 1,2-ga, see on niisugune Tambovi koefitsient, et rada on ikkagi niisugune siiruviiruline, et see annaks siis nagu tegeliku pikkuse. Aga kilometraaž ei olegi see nii oluline, aklimatiseerumise mõttes on olulisem kõrguse võtt. Ühesõnaga, ma alati teen niisuguse tabeli, mida pärast näitan siin mõne näite peal, kus siis arvestan just seda kõrguse võttu esimestel päevadel ja igal päeval. Ja normaalne on, ütleme, piirdume praegu niisuguse normaalse kõrgusega kuni 4000. Et normaalselt on siis, ütleme, 4 kilomeetrit tunnis ja tõusu kusagil 300 meetrit tunnis. Ja laskumise siis, seal natuke rohkem 500. Esimestel päevadel tuleb võtta hästi ettevaatlikult seda tõusu üle 500 meetri päevas üldse ei maksa. Muidu kõrvetad lihtsalt ennast ja kaaslasi läbi. Peale aklimatiseerumist juba võib seal isegi kuni 1000 meetrit päevas.
võtta. Ja erandlikel päevadel kott ka juba kergem. Me oleme tulnud ka 30 kilomeetrit pikki orgu. See ei ole nüüd midagi hullu. Ja on ka tõusutud 1500 meetrit, aga see on hästi kerge kotiga siis. Nii. Esimese näitena, mis ma tahan tuua, ma toon siin 3 näidet, kas me jõuame kõiki, aga on minu väga tore matk oli kunagi 2009. aastal Tianshanis Terskei ahelikul. Siin on link on minu kodulehel, nii et seal igaüks saab täpsemalt lugeda ja ma siin siis tegelikult ma ei pidanudki uuesti kirjutama midagi, lihtsalt copy-paste siin kõik need ettevalmistused olid mul juba nagu failides niimoodi, mida jagasin grupi liikmetele ja igaüks sai siis tutvuda, mis ees ootab. Nii. See piirkond Terskei asub siis Kõrgõzstanis. Kõrgõzstani pealinn Biškek on siin. Põhja pool asub Kasahstan. Siin on siis kunagine pealinn Almata, suurlinn. Ja meie eesmärk oli jõuda Karakolli. See on siis siin Õssõkuli järve ääres. Õssõkuli järv on meie Peipsist umbes 2,4 korda suurema pindalaga, aga ta on hästi sügav ja asub 1600 meetri kõrgusel, nii et siin on täiesti asustatud kõik, see ei ole metsik, siin on igast kuurordid, puhkekodud siin ja kahel pool teed siis või kahel pool järve siis on maanteed, põhja pool on parem. Ja meie siis mõte oli, sellest pärast tuleb, aga siin näitan ära, oli nimelt teatud põhjustel sõita hoopis Almataasse, teise riiki. Ja eesmärk oli, et liikuda mitte siit nagu Biškeki kaudu, mis isegi on pikem, vaid hoopis siit ida poolt. Miks? Nimelt siin kusagil selles piirkonnas on huvitavad niisugused Charõnni kanjonid. Mitte, et me nüüd oleks tahtnud seal matkata, aga lihtsalt tahtsime näha neid. Järgmise slaidi peal on. Ja kuidas me siia jõudsime ja siin on sinisega on pärast väljasõidutee, see on siis sissesõit. Sellest ma siis räägin. Nimelt siis piirkond. See mõte tuli mul ühesõnaga idee üle 20 aasta möödudes minna jälle Terskeisse, nimelt 89, rääksin, olin seal. Tuli siis kusagil jaanuarikuus ja algul ikka on niimoodi, et üks mõttekaaslane või 2 on, aga gruppi veel ei olnud. See oli. Ja tahtsin just niisugust piirkonda, kus varem ei olnud käinud. Ja võtta rosinaks sisse veel üks niisugune tore tipp, nagu Tšikiti tipp, näete siin. Tšikiti kuru ja Tšikiti tipp. Ja siis sai tehtud selline marsruut siin, nagu siin on näha, kus siis rosin on siin keskel, siin Tšikiti tipp. Ta on 5000 kuru. Ja matka pikkuseks siis kusagil 160 kilomeetrit ja siin on siis need 18 matkapäeva. Ja kuna siis seal oli mingi põhjus, miks me just tahtsime ka rahaline põhjus Almata kaudu sõita, et sealt oli lennuk odavam, Riia, Almata, Riia. Et ei hakanud seda Moskva lendu ette võtma. Ja teine oli siis, et Almatas siis Karakoli läbi Charõnni kanjoni. Näed, siin on siis üks pilt Charõnni kanjonitest, mida me seal bussiga sõites tegime peatuse ja nägime. 400 kilomeetrit umbes. See on ikka päevane sõit, niimoodi oli. Nii. Kuna Terskei peaahelik on selle Karakoli juures hästi kõrge, seal ikka 4000 kurud, siis oli mõistlik teha ka niisugune
aklimatiseerumiseks niisugune radiaal, aga sellest edaspidi, kui ma näitan neid kaarte, aga nüüd nagu seal sissejuhatuses ma ütlesin, et oluline on ka grupp, mõnusad kaaslased ja ühesõnaga, et kellel siis on ka kogemust ja tuligi kusagil 11. märtsiks kokku 6 inimest, mis on minu jaoks ideaalne niimoodi. 6 on väga ideaalne grupp. Siis kas 2 3-st või 3 2-st. Nii köie kui telkide osas. Ja siin on siis pilt meil. Tegime Rannamõisas jääronimist, harjutasime märtsikuus ja hiljem siis juba maikuus Karulas, kes on käinud seal Karula veski peal, seal on väga hea niimoodi ronimist harjutada ja julgestust ja seal isegi 2 korda käisime. Siin on nimed, siin olen toonud, mina ise olen Firni liige, aga siin Einar ja Meelis ja kes on nõnda nimetatud Koomaklubi, kes teab, kuulusklubi. Tannar, miks punasega? Tannar oli suht algaja, aga ma etterudates ütlen, et see on seesama noor mees, kes siis siin 2018 tegi duubli 7000-listega. Ühesõnaga käis siis, ta vahepeal suurt ei käinudki niimoodi mägedes, aga lihtsalt andekas noor mees käis Korženevskaja peal ära ja lõpuks selle Šamoni peal 7000-lised, nii et ja seal matkal ka väga hästi pidas vastu, nii et mõnikord tasub täitsa algajaid ka võtta. Lennukipiletid võtsime ka siis kohe paar päeva peale grupi moodustamist ära, sest see on ikka nimeline. Näete, siin on veel Krooni aeg oli ja see oli siis Air Baltic veel, Riia Almata ja Almata Riia. Kohapealne transport jäi väga lahtiseks. Nimelt see idapoolne marsruut, nagu näitsi, see on küllalt metsik piirkond, ega seal mingit liiklust niisugust ei ole. Mõtlesime, et mingi juhuslik mikrobuss, mille saame, aga see jäi lahtiseks. Aga tegelikult, meil on küll siin matka planeerimine, aga tegelikult on väga vahva, kui matka sisse tulevad ka sellised nagu juhuslikkused, mis muidugi hästi lõpevad. Nimelt, kujutage ette, me täiesti sõidame siis Riiga ja Riia lennujaamas saame kokku leedukatega. Leedu mägimatkajad ja alpinistid organiseerisid samal hetkel või samal ajal oma turjaadi sinna Terskei ahelikule ja neil ühesõnaga tuli jutuks, et tahame sealt Gegeni kaudu sõita ida poolt. Me ka tahame, meil on bussid ees, tulge meiega. Ja oligi siis diil koos, muidugi maksime oma osa ja aga see lõi kohe niisuguse mõnusa õhkkonna seal. Nii et kõik ei maksa ka planeerida, aga hea oleks. Siis muidugi, mis oli jälle omaette öpopöa mul, oli viisade saamine. Tol ajal siis oli vaja võtta Kõrgõzstani viisa. Nimelt on alternatiiv, kas sa võtad individuaalviisad oma passi, siis lüüakse tempel, siis tuleb passid saata kuhugi saatkonda või mis iganes. Või võtta grupiviisa, siis piisab ainult passi koopiast ja marsruudist ja sulle väljastatakse siis selline paber, kus on siis grupiliikmete nimed peal. On nii ja naa, ühesõnaga mõlemal puudused, et nimelt grupiviisa korral siis ei saa keegi eratuda. Näiteks mõnikord on vaja, teine tahab tagasi sõita kiiremini, aga tal ei ole viisat. Ja individuaalviisa, siis saaks. Aga jälle grupiviisa korral jälle sa ei pea passidega saatmist tegema. Ja seal oli siis niisugune, et algul proovisin saatkondade kaudu, seal täiesti niisugune nürid vastused tulid. Ja siis kuidagi sattusin Aksai Traveli peale. See on üks turismi või see
matku korraldav firma Kõrgõzstanis ja nemad siis organiseerisid ja kusjuures tuli saata lihtsalt Western Unioni kaudu, kes teab, mis see on, siis kusagil $400. See on muidugi niisugune riski business, kuna ega seal mingit garantiid ei ole, et teine sulle midagi vastu saadab. Aga no me usaldasime ja kõik läks ilusti. Et noh, hiljem mul on selle Aksai Traveliga veel hästi palju kokkupuuteid ja väga soovitan. Nii et sealt tuli ilusti. Nii et Dinarale, seal üks kena neiu, saatsime siis selle raha ja tema saatis meile siis selle kiirpostiga või mis see on, need paberid. Ja nende põhjal siis saime alles Kasahstani transiitviisa. Selle saime siis mingist aukonsulaadist ja ühesõnaga niimoodi see epopöa. See oli päris niisugune närvi kõditav tegevus. Kindlustused. No ütleme, ma ei tea, tänapäeval kas see IHI Pupa enam tegutseb, ma ei ole uurinud, aga Hollandi päritolu IHI kindlustusfirma, siis seal sai teha Mägi kindlustusi. Nii et Jaan Künnapi klubi kaudu, temal olid nagu suhted ja siis me ka ühinesime. Noh, siin see Välisministeeriumi värk ikka registreerisin ja muidugi siis, mis tuli veel ettevalmistus, on siis varustus ja toidud ja kütus. No siin on loetletud, ma ei hakka neid üles lugema ühisvarustusest, aga võtsime siis multikütuse priimused kaasa ja lootsime siis gaasipalloonide peale. Aga noh, see tol ajal, ma ei tea, seal oli, keegi vihjas, et ega sealt tuleb enne poodides nagu tellida need, et neil koha peal ei tarvitse ollagi, sest ega seal oodata kaua meil ei ole Almatas. Nii et siis tuli suhelda poodidega ja saime need gaasipalloonid. Nii. Et see on siis selle matka ettevalmistus. No, ütleme, leidsin päris hea skeemi Terskei piirkonna kohta. Siin on siis see org, kusagil siin siis on see Karakoli alpilaager, kus meie lähtepunkt siia toodi meid autodega sealt Karakoli linnast. Ja no siin siis tegime, pärast tulevad täpsemad skeemid. Siin on siis ettekujutus, mida ma läbi lugesin. No siin on, tuleb ka vene keelt osata, et nimelt venelastel on väga häid neid aruandeid veebis üleval ja noh, seal on siis ülimalt põhjalikud nad. Ülimalt põhjalikud. Siin need on lihtsalt copy-paste mul siia pandud pildina. Siin midagi ei hakka. No võt, ja nüüd see Tšigiti tipp. Põhja poolt ta asub selle Terskei aheliku peal, 5000 tipp, tõustakse lihtsam siit, see ei ole midagi erilist, see on juba niisugune aja küsimus, aga põhivõtti on just see tõus siia Kurule ja see on umbes 3B. See, nagu mäletate, on üks raske, no ütleme, Kurude raskuskategooria viimane aste. Ja no me hindasin, et me ei ole valmis selleks. Siin läks 10 köisi vaja ja noh, lõppude lõpuks matka sees me ei saagi niisugust vinget asja teha. Aga sealt samast aruannetest leidsin, et venelased on avastanud lõuna poolt ühe marsruudi sinna samma Kurule. Siin on siis pilt, nende pilt ja isegi 2 sellist erinevat tõusuteed. No, eks me siis koha peal seal hindasime, kuidas me näeme, aga see on juba hulga lihtsam, kusagil 2B. Siin on pange tähele, see on siis, mäletate, niisugune suur renn, kus siis võib igasugust prahti sulle kaela tulla. No, mitte prahti, vaid korralikke jääkamakaid ja kive ja siin on nagu ohutum. Aga samal ajal jälle siin on järsud kaljud. Nii et võtta või jätta.
Ja noh, Terskei ahelik üldse ette rutates on niimoodi, et põhja poolt on ta järsem ja lõuna pool tihtipeale isegi ei ole mingit erilist tõusu või langust, et on niisugune lihtsam hulga. No vot, ja siis selline marsruut kujunes niimoodi välja, et siin Karakoli alpilaager, kuhu meid tuuakse, teeme siin, kõigepealt viime osa toiduaineid ette, näete siin korvikesed, ilusad, 2 kohta isegi, kivide alla, peidame oma toidud, et hiljem võtta ja tuleme tagasi, selleks kulub 1 päev, siin pikk orgu, ja siis läheme kergete kottidega radiaalmatkale. Näete, see radiaal siin 2 kuruga. Selle peale kulub 4 päeva ja siin siis me ei lähe mitte siia tagasi, vaid jääme siia puhkepäeva pidama, kuna alpilaagris enam midagi meie asju ei ole. Kõik on toodud siia toiduained. Et siin puhkepäev, 1 päev ja võt siit hakkab nüüd põhiosa pihta, näete siit üle Brigantiini kuru, siia lõuna poole, see siin on siis peaahelik lõuna poole ja siit siis jõuamegi võt selle Tšikiti kuru alla, eelmise slaidi peal, mis oli, ja siit tippu. Ja siis tuleme tagasi ja siit üle teise kuru, Epüüri kuru siia. Ja siis käime, toome siit teise pandami varustuse ära, ühesõnaga toiduained kivide alt. Noh, seal ei pea kõik minema, vaid võib-olla, kes tunnevad ennast paremini või ja siis nüüd piirkonnast välja üle 2 kuru juba sinna tagasi. Nii et kokku 18 päeva. No see on päris pikk matk, nii et ta tulebki nii 4. raskuskategooria matk. Siin siis, vaata, ma rääkisin, et teen alati niisuguse tabeli, kus on siis tõusud sees, näete siin Karakoli org, siis mingisugune suubumiskoht on siis 500 meetrit tõusu, nii et no see on küllaltki märkimisväärne. Ja nii et siin on siis plaan. Et siin on ka Tšikiti tipp sees, plaan ja siis kõrguste summa pärast tuleb ka hinnata, no see on juba, kujutage ette, 8000 meetrit. Nii et tasub alati selline Exceli tabel teha, et siis saab ettekujutuse, et mida palju üldse kokku tuleb. Ja noh, siin on siis nüüd kokkuvõte sellest jutust siin. Siin pildi peal näete, on siis leedukad oma laagris seal, Karakoli laagris. No, tol ajal vähemalt võtsid ikka asja väga tõsiselt, et Turiaad ja meie enam ei korraldanud, nemad veel korraldasid. Nii. Siin siis on sellest samast kaardist või skeemist see osa, mis jääb radiaali alla. Nii et siin siis oli see baaslaager, kus viisime pandami siia kuhugi ette. Ja siin on siis, näete, Alakuli kuru, lihtne kurukene ja siit siis ringiga marsruuti mahu peale siia. Ja üle teise kuru tagasi, siin siis pidasime puhkepäeva. Nii et see oli siis kohanemiseks. Noh, siin mõned pildid, näete, väga soovitan Terskei ahelikule minna, seal ilusad Jansoni kuused, tõeliselt ilus. Nii. Noh, siin näete, see on puhkepäeva koht siin, sellise üksiku kuuse juures. Nii, aga järgmine siis etapp on marsruudi põhiosa. Kusagil siin siis üleval oli siis puhkepäeva koht. Seal siis võtsime selle esimese pandami üles, juba nii puhkepäeva sees. Aktiivne puhkepäev ühesõnaga. Ja nende toiduainetega siis liikusime siia Brigantiini kuru alla.
see oli järgmise slaidi peal on näha ka üks võtmekoht sellel matkal 2B kuru, ikkagi niisama, ütleme, lambist ikka ei lähe. Tuleb natuke uurida, mis ta endast kujutab. No siin näete, siis on see marsruut siin Tšikiti kuru, mis oli siis meie nagu põhieesmärk ja tipp. Ja siis pärast siit üle Püürikuru siia tagasi. Aga muidugi siis jälle käisime Pandami järel. Nii, ja vaatame siis, mis see Brigantiin kujutab. Niisugused toredad nimed seal kurudel. See on siis, kuru ise asub siin. Ja siin oleks tegelikult seda nagu öelda visangut pidi. Mäletate, mis visang oli eelmisest sellest loengust. Niisugune nõlv, ühtlane nõlv enne kuru. Oleks olnud kusagil 6 köietäit ja päris niisugune, mis oleks muidugi ka huvitav olnud, jäine visang. Aga inimene otsib ikka lihtsamat teed ja jälle aruannetest sain teada niimoodi, et siit kõrvalt seda kannust pidi või kontraforsi pidi saab mööda kaljusid niimoodi ka sinna üles. Nii et kurule viib hoopis ka teine tee. Et siis ööbisimegi siin all ilusti ja näete, siit siis läksime kurule, 2B kuru. Teisel pool muidugi oli tõsine laskumine ka, nii et ta täitsa vastas sellele. Nii, ja siin on siis järgmine see võtmekoht on meil siis sama Tšikiti kuru ja tipp. No mis ma siin räägin? Meie valisime sinise marsruudi, mitte ei tahtnud siia kuluaari minna. Et seal ikkagi on mindud, aga seal peab väga ettevaatlik olema ja vaatama, et mis sa seal vaatad. Kui varing tuleb, siis jah. Nii et valisime ohutuma tee. Sinise marsruudi. Kuid seal näete, on päris järsud kaljud. Ja tuli panna loomulikult julgestusköied horisontaalsed. Siin mul sõber Jüri Vilismäe, tema on kõva kaljuronija, viis siis köi ette, kinnitas ära ja siis me tulime järgi niimoodi. Et seal 3 köit oli seal vaja panna. Nii, aga ega me seal, ütleme, kõik me ei läinud sinna seda tegema. Nimelt siin liikusime siia alla, siis osad pöörasid tagasi, et lihtsalt hindasid enda jaoks seda raskeks, mis täitsa kiidan, ühesõnaga inimene peab objektiivselt hindama, kas see on temale jõukohane või mitte. Nii et me olime 3-kesi ja liikusime siis siia üles, aga meil ei olnud tilke kaasas ja vaatasime, tulevad mustad pilved, et ilm keerab ära ja õhtu ka juba oli. Et ainuke võimalus oleks lumme ennast kuhugi, aga meil ei olnud magamiskotte. Lootsime et saame valges ära käia, aga ei jõudnud. Nii et tuli teha karm otsus, et tuleme tagasi. Ja enne pimedat veel jõudsime siia telkide juurde, kus teised ootasid. Meil ei olnud raadiosidet ka tol ajal, nii et näete siin meie telgid niisuguses augus. Seal oli isegi vaja, seal läks vahepeal niisuguseks tormiks. Need augud olid keegi grupp ennem kaevanud, nii et me lihtsalt kasutasime neid ära. Ja see sama tipp, näete, on siin. Nii et siin siis meie jäljed. Aga ühesõnaga võib kokkuvõttes öelda, et me raskema osa tegime ära. Näete, siin enam, see on ainult astumise vaev seal lumenõrval. Aga kahju ikka. Tol aastal oli Terskeis üldse palju lund. Näete, siin juba Püürikurul, kui me oleme ikka päris korralikult ja seal oli, vaadata, mõni arvas, et siin võib laviin tulla. Siis hoidsimegi niimoodi ühes jäljes ei lõikanud nõlva ära. Muidu on nii, et lõikad nõlva ära ja siis tuleb sul, sõidad koos lumega alla. Aga laviine tuli seal, aga õnneks ohutuskauguses. Nii et siin siis nägime. Et siin juba siis liigume
nagu matkapiirkonnast välja üle paari kuru, siin on Torri kuru. Nägime ka siis seda Tšikiti tippu selles rakursi all, nagu seal alguses pildi peal oli. Nii et ütleme, me oleks pidanud siis tõusma kusagilt siit üles ja siia Visangu alla ja vaat siit. Aga me käisime teiselt poolt siia kuru peal. Kuru peal me jõudsime. Köietööd oli seal hiljemgi, seal viimane kuru, Artsal-Tõrri kuru, seal oli ikka päris korralik niisugune lumine kuluaar, kus ei taha ilma köieta minna. Eriti kui sul on selline raske 25-kilone kott seljas. Et kus ikka vaja, seal tuleb julgestada. Nii. Mis kokkuvõttes? Kokkuvõttes, et jah, muidu see oli väga tore matk, aga lihtsalt jah, see rosin jäi nagu poolikuks. Aga samal ajal jälle seal kohtad teisi gruppe ja niisugusi nendega suhtlen siiamaani seal mõne grupijuhiga, kellega kohtusime. Nii et soovitan Terskeid. See oli siis nagu esimene niisugune näide sellest matka organiseerimisest ja läbiviimisest. Teine näide on aastast 2013. On Pamiri Alai mäestik ja nimelt Fani mäed. See on siis, võite täpsemalt lugeda, näete, siin on siis veebiaadress ja avapilt on siis selline seal. Kus asub? Asub Tadžikistanis. Näed, Kõrgõzstan on siin, millest me eelmine kord rääkisime või selle eelmise matka ja Tadžikistan on siin nagu lõuna pool. Ta on hästi liigendatud. Siin on siis see suur Pamir, mis on omaette niisugune täiesti omaette kultuuri üksus seal. Siis siin on see nagu põhiosa, nagu ütleme pealinn Dušanbe ja Fani mäed asuvad umbes 150 kilomeetrit põhja pool. 180 kilomeetrit on sõit sinna lähtepunkti, nii et siin tuleb arvestada ainult ühe asjaoluga, et siin on mäeahelik vahel. Ja kui 80. aastal, siin ma pärast näitan, me pidime sõitma üle mingi niisuguse autokuru, siis nüüd on juba sinna rajatud üks tunnel, 5-kilomeetrine, see nimetatakse surmatunneliks. Nii et seekord saime läbi tunneli sõita, aga sellest edaspidi siin. Ja miks nad väga seda tunnelit pidid tegema? Nimelt osa Tadžikistani on siin põhjas, Fergana orus. Ta on hästi liigendatud, näete, siin on oma ajal need piirid niimoodi kujunenud. Vanasti, kui suhted Usbekistaniga olid head või ütleme selle Nõukogude Liidu ajal, siis ei saanudki mingit suhteid muid olla, kui saidki ainult head olla. Võis autoga sõita siit läbi Usbekistani siia, aga nüüd neil oli lausa eluliselt vajalik see tunnel. Nimelt Usbekistaniga neil väga head suhted ei ole ja ei lasta. Nii et Fani mäed on siin piirkonnas. Meie eesmärk oli siis sõita Alaudiini alpilaagri juurde. Tõesti, need alpilaager seal eksisteerib. See on nimelt Moskva mehed on seal rentinud mingi maa ja peavad seal alpilaagrit. Aga paljud alpilaagrid on välja surnud seal või on seal mingid muud tegevused toimuvad. Siin ma vihjasin, et jah, 80. aastal siis
ma esimest korda sattusin Fanimägedesse ja jättis väga sügava mulje, ilusad mägijärved on seal, Allo järv siin ja Fani kõrgim tipp, Chimtar ka. Ja no nüüd tookord me siis nagu aukartusega vaatasime ja ma ei osanud arvatagi, et siis aastakümneid hiljem tuleb mõte siia tippu jõuda. Nii et niimoodi siis aja kulg on toimunud. Gruppi saime kokku, idee tuli jälle kusagil seal aasta alguses, aga gruppi saime kokku jälle kusagil märtsi keskeks, jälle 6 inimest. Ja siin tegelikult kõik olid kogenud, sest see oli küllalt raske matk ja ikka tipp. Osadega ma olin juba varem käinud, Jürkaga olen vist 6 matka koos teinud ja Evega samuti kusagil käinud ja nii et tugev grupp tuli kokku. 15. märtsiks jälle tegime Karula laagris, köietööd harjutasime maikuus. Siis kutsusin ka selle matkale, eks iga ühele omad tegemised ja siis me Priiduga ainult 2 tegime selle matka. Jälle sai ülesandeid jagatud, kõik ei pea ise tegema seal, kes siis koostas menüü, kes siis apteegi, remondikomplekti ja kes siis matka vältel siis luges raha. Tema kätte siis sai nagu jaokaupa, igaüks andis ja tema maksis. Lennukipiletid jälle kusagil märtsikuus ja siis mul oli esimene kokkupuude Turkish Airlinesiga, mis oli väga meeldiv niisugune ja siiamaani ma olen nüüd hästi palju seda kasutanud. Ja mis selle eelis on? Nimelt, lisaks, et suht soodus, et äraantav pagas saab olla kuni 30 kilo ja käsipagas ka 8 kilo. Nii et 38 kilo sa saad kaasa võtta. See on päris, ühesõnaga saad kogu oma toidu kõik Eestist kaasa võtta, mis on väga hea, ei pea aega raiskama ja ega seal koha peal, ütleme, makarone ikka on, aga võtab aega. Ja jälle siis Riia, Istanbul, Dushanbe ja sama teed pidi siis hiljem tagasi. Viisad ja kohapealne transport. Ma võtsin hiljuti Fanis käinud inimestega ühendus, siin Sandberg reisid, kes teab, niisugune firma on, kes hästi palju organiseerib. Nemad soovitasid või kasutasid ise ühte Peterburi firma teenust, ühesõnaga Geographic Bureau, kes siis vormistab neid grupiviisasid ja lepib kokku seal kohaliku firmaga ja ühesõnaga niisugune toiduahel on rahalises mõttes ka. Aga meil ei olnud koha peal mingit niisugust kontakti olemas ja kasutasime neid. Nii et väga kenasti sai aetud asju, see on selle mehe nimi, kellega suhtlesin. Ja siis tuli muidugi raha neile kanda seal ja kõik toimis. Nii et see oli päris niisugune aeganõudev tegevus. Kindlustused. Siin me hakkasime juba kasutama Austria Alpiklubi liikmemaks. Ühesõnaga, see ei olnudki mingisugune eriline summa, 60 € näo peale. Asi läheb hulga, 1-0 tuleb juurde, kui ühesõnaga retke kõrgus läheb üle 6000 meetri, ühesõnaga kõrgmäed. Ma ei tea, miks see nii hüppeliselt peab olema, aga nii ta on. Nii et see tagas meile kindlustuse ja siis muidugi varustus. Mis siin võite lugeda, näete, mis meil kaasas oli, ainult 2 köit, aga nendest piisas. Ja multikütuse priimused, pange tähele.
Aga see tasub kaasa võtta, sest me ei teadnud, kas seal kohapeal gaasi või bensiini on. Ja noh, multikütus sinna pane või naftat või mis iganes töötab. Ja oligi nii, et Dušanbes gaasi praktiliselt ei olnud. Või oli siis selline gaas, mida külmas ei saa kasutada, et ainult seal butaani oli sees. Propaan peab olema ka. Nii et me läksime seekord bensiini peale välja. Seal tühji pudeleid, plastpudeleid oli piisavalt tänava peal. Võtsime bensiini ja see täitsa õigustas. Nii et ega bensiin ei ole ka midagi hullu. Natuke haiseb, aga mis veel siin siis toiduaineid panime, nagu talvematkajad teevad toidukordade kaupa kilekottidesse. Et ei ole pikka mõtlemist, et et selle päeva lõuna ongi, võtad välja ja välja arvatud niisugused universaalsed asjad muidugi. Et see oli siis niisugune organiseerimise pool. Nii, piirkond jah, Fanimäed. Siin, kes tahab, seal mul on isegi niisugune esialgne plaan, seda ma ei ole muutnud, nii ta on. Siin on siis kirjas, mida me tahame seal teha. Ma küllalt detailselt seal panin kirja, kuidas me sinna läheme, eks ole, tuleb arvestada, mis kellaajal sinna jõuad. Ja auto siis oli meil vastas ka tegelikult ilusti. Nii et ega, ütleme, neid tasub usaldada, ühesõnaga ikkagi, tänapäeval, kes natukene usalduse kaotab, ega see on kohe teada. Et nad ei riski sellega. Jah, et siis sõitame kohe, ainult võtame siis kütust, bensiini ja samal päeval kohe mägedesse, ei mingit linnas olemist. Linnas jõudsime pärast olla Dušanbes ja sinna Alaudiini alpilaagrisse 2600 meetri kõrgusele terve päeva ikka sõitsime. Sest ega see ei olnud tasane maa. Siis radiaal, ma pärast siin näitan, põhimarsruut, kus on juba sees siis 5000-sed tipud ja kurud. Ja kuna jäi, ühesõnaga mõnikord on ka niimoodi, et jääb päevi üle ja siis ei taha ka nii, et näpp suus, et mida me nüüd teeme. Võib igatpidi minna linna kondama või mingid muud lõbustust, aga ma ikka tahtsin mägedes ja siis mõtlesin ka mingisuguse niisuguse lõpumängu välja, et mida võiks teha, aga see jäi etterutates öeldes ära, et ikkagi kasutasime kõik need päevad ära. Mis tuleb veel siin arvestada, et siin näiteks meil esimene tõus juba siis kusagil 6.–7. päeval energiatippu, aga tegelikult ta läks natuke hilisemaks, mis oligi väga hea. Ühesõnaga olin liiga ahne, nii et ega natuke tuleb korrigeerida ka matka vältel, et mitte minna, et nüüd on meil plaan niisugune raudselt siis nui 4, vaid vaadata, kuidas inimesed reageerivad, ühesõnaga, kuidas enesetunne on, sest niipea kui läbi kõrvetad, siis ongi kõik, see läks korraks nii, et ega see taastumine võtab aega. Ja siis mõtlesin välja ka, et kust näiteks kui mingi avarii on, kuidas väljuda. Siin on mõned niisugused, seda peab muidugi kaardi peal vaatama. Need nimed ei ütle midagi ilma kaardita. Ja siis kindel kuupäev, mille leppisime kokku autojuhtidega, et nad on meil vastas seal Iskanderkulli ääres. Nii et ja nii ka läks. Siin on siis mõned mõtted, mis seal koha peal teha. Ja kuna lennukipilet on ikkagi väga tagasisõidupilet on võetud kindlaks kuupäevaks ja kellaajaks, siis nui 4 peab seal olema. Nii, jälle ma tegin niisuguse tabeli, siin ei maksa nüüd süvenedagi. Seda võite kodulehel mul vaadata. Siin on siis ka need kõrgusevõtud. Siin on isegi natukene üle võlli pandud, aga ei, meil kenasti läks seal.
pildid siin. Nii, ja põhieesmärgid. No see on üks pilt või ühest aruandest. Ja mõte oli nii, et tõuseme siit kusagilt siia kuru alla, käime siia kuru peale ja siit siis energiatippu, see on 5000 tipp ja tagasi ja siit siis ööbime siin oma laagris ja siis teisele poole ja teiselt poolt tõusta Mirali kurule. No, ja võt see Fani kõrgemasse tippu võt mööda seda. Siit tundub ta küll, et no mis ta siin on, eks ole, aga tegelikult siin olid väga järsud kohad vahepeal ja ohtlikud kohad. Nii et niisugune ühesõnaga põhjamarsruut, põhjaribi pidi. Vaatasin isegi Google'i Mapsis või Google'i Earthis, Google'i maakeras neid marsruute. Muide, seal päris detaile näeb ka, kui on hea niisugune monitor, et zoomid. Et siin on siis näete energiatipp, siin on Mirali kuru ja Tšimtarga tipp. Ja siit siis niimoodi tõuseme. Et Google'i maakeraga tasub ka tutvuda. Päris hea skeem oli kasutada. Siin siis näete, on see Alaudiini alpilaagri koht siin kusagil. Siin kohal on see, kuhu toodi meid autoga mööda seda Pashruudi orgu siia. Nii, ja kõrgusjooni siin peal ei ole, aga noh, seest ta ei ole nii sigri-migri. Ega need kõrgusjooned mägedes eriti ei aita. Siin lihtsalt sa pead kirjeldustes juba teadma, kus mis on. Nii, noh, vaadake, siin sai loetud neid aruandeid venekeelseid ikka päris palju. Ma lugesin kokku või pärast 28 tükki. Ja noh, see oli niisugune, jah, elad ennem läbi selle kõik niimoodi. Et mõnikord öösel ärkad üles ja oi, see koht on natuke vist ohtlik. Ja see on oma, kes teab, siis teab. Nii, ja võtame siis nüüd selle skeemi ette, kus siis on ainult selle radiaali osa. Näete, siin on siis Alaudiini alpilaager selle koha peale ja meid toodi. Ja siia jätsime siis osa toiduaineid, pandami, nagu öeldakse, nende juurde. Ja siit siis liikusime Alaudiini kurule. No, esimene ööbimine oligi siin. Ja siin väga lihtne kurukene, nii et suht kerge kotiga. Ja siia siis Tšušahi järvede juurde, väga ilusad järved. Järgmise pildi peal on näha või slaidi peal. Siin siis jätsime nagu, ega siin inimesi eriti liikunud, karjused on kusagil siin allpool. Jätsime oma telgid siia koos põhivarustusega ja tegime niisuguse päevase, nagu öelda, puhkepäeva matka, kus mingit tehnikat vaja ei olnud. Nii et, ja siis pärast siin jälle ööbisime ja siit natuke raskemat kurupidi ja kõrgemat kurupidi siia puhkepäeva kohta tagasi. No siin siis jälle osa inimesi tühjade kotiga läksime alla, võtsime oma toiduained ja tõime siia üles. Nii et niisugune radiaal kohanemiseks. 4 päeva, noh, ütleme, mis siin on 3 kuru. Noh, see praktiliselt oli niisugune lehmakuru. Noh, siin mõned pildid, näete, siin samas oligi see Tšušahi järvekesed siin ja Fan on ilus. Ta on natuke teistmoodi, ta on, noh, seal nagu seda lund ja jääd on vähem, noh, üleval ikka on, nagu näete, aga hästi palju on niisugust kivist ja rusust nõlva ja mägijärved on need, mis Fanile annavad nagu ilu. Sinised mägijärved.
Nii, no siin Adamdaši kuru puhkepäeva koht, noh, võrratult ilus. Käisime ujumas loomulikult siin, nii et ta on niisugune, noh, mitte väga külm. 15 kraadi või. Ja siis, kui on puhatud, siis läksime põhimarsruudile. Siin on siis puhkepäeva koht. Siin siis esimene puhkuslaager, pikk jorg üles ja siia. Mul oli tegelikult plaan jõuda siia selle Tšimtarka kuru alla kuhugi siia. Vaat siin ongi nüüd see, nagu öelda, uba või mõttekoht, et oli päike kõrbetas ja noh, küll siin midagi ohtlikku ei olnud, lihtsalt rusunõlvad lõputud ja inimesed tahtsin, et on väsinud. Et siiski see puhkepäev, noh, natuke puhkasime, aga kõrgus ikka hakkas mõjuma, no 4000 juba ja üle 4. Ja noh, siis oligi siin niisugune väike diskussioon meil, et kas liigume edasi, mina olin valmis, aga siis enamus ikkagi, et me ei jõua. Ja siis ega midagi, otsime mõnusa laagri koha ja siin siis saigi, nagu öelda, kompromiss tehtud. Siin nagu, noh, mingil määral me nagu need varupäevi mängisime siin maha, aga sellest oli kasu. Nii et ei maksa kunagi 0-4 pürgida niimoodi, et tuleb ühesõnaga ennast kuulata ja kaaslasi. Ja noh, ega midagi siis järgmine päev oligi väga lühike, siin jõudsime siia, käisime siin kuru peal, mõnusalt sõitsime sealt pehme koha peal alla, lumenõlva pidi ja noh, ühesõnaga lõbutsesime niimoodi. Ühesõnaga poolik puhkepäev. Ja siis juba järgmine päev tegime ilusti selle energiatipu ära 5000, ilma muidugi varustust. Ainult köied kaasas ja natuke toitu ja nii et see oli mõistlik. Edasi siis liikusime siia pikki seda Zindooni vorgu alla, siin laager ja hakkasime tõusma siis siia Mirali kurule. Niimoodi. No see on juba tõsine 5000 kuru kõrguse poolest. Ja ööbisime kohe kuru sadulal. Ja siit siis käisime selles Tšimtarka tipus. Ma pean siin nagu näitama eraldi, noh, ma ei saa 2 slaidi korraga näidata, et pilte ja pildid tulevad pärast. Ja siis, noh, kui sai tipp ära tehtud, me ei jõudnud alla veel, ööbisime teise ööbimise siin ja liikusime siis siia alla järve äärde. Väga ilus järv. Nii et see oli siis see põhimarsruut. Noh, siin mõned pildid, näete, siin hakkavad selle marsruudi alguses, kus oli meil raske, hakkavad paistma need tipud, kuhu siis peame tõusma. Siin on siis energiatipp, näete, noh, siin oli vaja köisi panna ikkagi. Ta ikkagi kohati läks jäiseks, noh, siin midagi, lumi, aga üleval pool. Aga noh, tehniliselt ei ole midagi erilist. Noh, siin mõnuga oleme siis tipus, siin teeme pilte ja sama selle energiatipu pealt näeme siis seda Tšimtarka tippu. Siin vahepeal on siis see Tšimtarka kuru. Muidugi me ei hakanud siit tõusma, noh, see on juba kõrgema klassi marsruut, kalju marsruut. Selleks me ei olnud valmis, see on hoopis teine tegevus. Vaid sealt tagantpoolt. Nõnda lumiseline on. Noh, siin siis ongi mõned pildid, kuidas me siis tagantpoolt tõuseme, ega see ka lihtne ei olnud, seal siis siin oli päris järsk jäänõlv, siin Priiduga olen siin ees, meil oli, noh, niisugused vahed olid ja paneme siia köisi välja, sest see oli jää juba. Ja siit tagant siis tuli mööda niisugust kuluaari tõusta, hästi kiviohtlik. Et see oli tõsine minek, aga tippu me jõudsime, nii et siin siis, noh, kõiki praegu ei ole pildi peal lihtsalt, et siin naised on neid kusagil siin tipu juures. Siis allpool siin tegime. Aga laskumine oli natuke teisi, laskuda ei tahtnud mööda seda kuluaari, vaata seal
tõmbad endale kive kaela ja laskuda oli soovitav niisugust järsku kaljunõlva pidi. No siin ilma köieta mitte mingil juhul, see oli, kohad oli ta ikka püstloodis. Ma läksin esimesena alla ja ei pannud korralikult ainult läbi 8 lasin köit ja ühe koha peale viskas jalad alt ära. Ja teatavasti, ma ei lasknud köit lahti ja ikka läksime siia alla, üks köiet, mis on siia. Ja siin all siis tuli organiseerida niisugune horisontaalköis, kuhu siis nagu linnukesed siis õrre peale või kanadõrre peale pärast kõik maabusid. Ja niisugune tehniline külg. Siin siis pärast imetlesime veel seda tippu, kust me siis käisime. Ja siis laskusime alla Allo järve. Minul jaoks oli see taaskohtumine, väga ilus järv seal. Mäletate, ma näitasin 80. aasta pilti ja nüüd siis. Järv oli samasugune. Ja ega midagi, siis viimane etapp on väljumine piirkonnast. Siis selle Allo järve äärest kuni Iskanderkuri äärde, kus siis teatud kuupäeval neid siis autod pidid ootama. Mikrobuss. Ja siin siis vahepeal oli siis üks kuru ainult, aga väga niisugune maaliline laskumine ja mõnus minek. Siin näete. Seda pilti ma olen vist näidanud teile, mäletate, seda nõlva nimetatakse konglomeraadiks. See on siis niisugune järsu, kivistunud kruus või kuidagi, ühesõnaga, et mida mööda ei saa ronida, aga samal ajal ta on järsk. Ja me ei saanud ka siit alt läbi, pidime sellest mäest ringi minema. See jäi meelde. Aga jah, niimoodi ta on. Ja siis jõudsimegi juba asustatud punkti, kus seal, eks ärid on sealgi juba niimoodi, et üks teemaja pakkus meile seal mõnusat olemist, seal kohtusime seal ja saime sealt autoga alla Iskanderkulli äärde. Iskanderkull on juba niisugune turismikas, seal on puhkekodud ja isegi ma nuhkisin välja, on Tadžiki presidendi suveresidents on siin taga. Isegi sai seal juttu aetud mitte presidendiga, aga selle aednikuga, kes seal aedan niimoodi hooldas. Nii et see on juba asustatud koht. Ja lõpuks siis ütleme, siin on ikkagi arvestatavad kõrgused mängus, 5000 tipud, siis selle graafiku põhjal või Exceli tabeli põhjal siis tegi sellise kõrguse võtu graafiku, näete, mis siis nüüd on näha, kuidas me siis seda läbisime. Et siin on siis see Aklimati ring, radiaal, siin on puhkepäev, puhkepäevapäev ja siin on see tõus ja siin on see nüüd see kriitiline koht, kus siis inimestel oli halb, aga siis näete see lühike päev siin jäi ka siia ja siin tarka kuru. Et see on niisugune mõistlik nagu niisugune kõrgusevõtt, mis ühesõnaga võin öelda, et kellelgi niisugust hullu mägihaigust ei olnud. See oli kõige raskem päev, siin oli niisugune, et hiljem olid kõik väga heas vormis ja siia siis välja. Nii. Kokkuvõttes, mis seal ikka, et see matk tõesti meil õnnestus 100%. Et sai, kujutage ette, sai ütleme 4. kategooria tasemel matk tehtud, päris pikk ja 2 5000 tippu ka sees. Nii et täiesti võis rahule jääda selle matkaga. Nii.
No ja eks ma võib-olla jõuan, kuidas meil ajaga on, Marko? Ajaga on hästi, et võid edasi. Võib edasi, jah. No näete, nii et 65 slaidi nagu niuhti tulevad. Noh, eks siin küsimusi vastuseid saab ka hiljem ja niimoodi võib-olla tulla tagasi. Ja kolmas niisugune matk, millest ma tahan rääkida, on küllalt hiljuti tehtud, see oli 2019. Selgus, et ma ei ole Kaspeki peal käinud. Noh, seal on eestlasi küll ja küll käinud ja samal aastalgi käisid ja no mis seal ikka, Elbruse peal käisin 82 kunagi niimoodi. Aga Kaspeki peal ei ole jõudnud, et noh, ja mingit tõsist matka kuidagi nagu ei olnud aega teha, et siis teeme niisuguse lihtsa matka ja Kaspeki tippu. Ja seda võite siis lugeda siit ja samuti on selle kohta mul ka selles Go ajakirjas on üks lugu sama aasta lõpus. Nii. Standardmarsruut tavaliselt minnakse sealt Stepanstmindast või Kaspeki külast. Vanasti oli ta Kaspeki, nüüd on Stepanstminda 1750 meetrit kõrgus. Minnakse, noh, ütleme kõige kiirema teed pidi siia üles. See on see standardmarsruut, näete, siin on siis see kõrguse võtt, 3000 laager, kus veel viimane roheline rohulible on näha, on siin. Noh, inimesed siis raskete kottidega jõuavad siia või siis, noh, kui ei viitsi vedada, no siis seal on teenus ka, nii et eeslitega või hobustega viiakse üles. Nii et seal tohutult rahvast käib siin. Ja no siis tõustakse meteojaama viimasesse laagrisse 4300 peale ja sealt siis käiakse tipus. Aga seal on see oht, et aklimatti ei tule. Okei, et noh, kes on käinud näiteks 5000 ja 7000 peal, siis noh, see võib-olla elab üle. Aga kes on nagu algajad või ei ole varem käinud, see võib väga kurvad lõppeda ja ma ei tea, kas keegi mäletab samal aastal siin Postimehes kirjutas, siin on all mul link, kuidas üks Eesti mees siis oleks peaaegu otsad ära andnud seal. Lihtsalt hakkas nii paha, siin meteojaama juures juba, et noh, tuligi aidati mees alla. Et liiga kiiresti tõusid, et tegid selle vea. No eks see, kuidas keegi kohaneb, see sõltub muidugi inimesest, et seda saab natukene harjutada. Näiteks noh, kui me nüüd käisime nendel 7000-listel, noh siis seal pidigi olema valmis, et siin poole tunniga visatakse, ütleme selliselt 1600-1500 pealt 4000 peale või enamgi veel. Et sa pead selle lihtsalt läbi seedima, aga see ei ole algajatel. Või no siis see algaja on erakordne kuju lihtsalt. Nii et mina ei tahtnud sellist teed ja hoopis see ongi see pealkiri seal Go ajakirjas, miks otse minna, kui ringi saab. Aga see ei ole niisama vallatlev niisugune fraas, vaid seal on sügav mõte, et sa aklimatiseerud, kui ringi käid. Ja veel mitte ainult niisama, ütleme selle aklimatiseerumise pärast, vaid sa näed rohkem. Ja mind huvitas just see Hohi ahelik seal, ühesõnaga, mis jääb peaahelikust tegelikult põhja poole. Nimelt Kaukasuses, Ida-Kaukasuses, mis on ka Kaspeki, kus Kaspek asub, ühesõnaga on see peaahelik küllaltki niisugune tagasihoidlik, rohtunud. Sealt läheb see autotee lausa üle. Aga külgahelik, see Hohi-ahelik, seal on juba lund ja jääd, nagu näete. Vot siin ongi see pilt. See ei ole minu tehtud pilt.
Ja mis mulle ka huvi pakkus, et Kaspek on lihtne tegelikult, ütleme, kes on ikka mägedes käinud, ega seal suvel, ütleme, kui ilma on, tehniliselt küll midagi ei ole. Aga mulle pakkus huvi siin Chimarai tipp ja siis ka lihtsam Maili tipp. Nii et need olid. Ja lisaks veel Truuso ja Soatiisi orud enne seda siin kusagil allpool. Köllimägismaa. Nimelt siin on vanasti või ütleme iidsetel aegadel olnud vulkaanid. Tegelikult ju Kaspek on ka vulkaan. Ja nii nagu Elbrus. Ühesõnaga, nagu tahtsin rohkem näha. Tegelikult see mõte seal sellist matka teha oli juba 5 aastat varem mul Truuso orus, aga huvilisi ei olnud ja siis sai see Kalevi alla pandud. Aga siis 2019 sai uuesti üles soendatud. Mis seda piirkonda veel iseloomustas, et selle Truuso oru lähedale jääb 2008 eraldunud Lõuna-Osseetia nõnda nimetatud. Ühesõnaga, mida Gruusia ei kontrolli. See on Vene, ütleme, protektoraat või. Ja sinna, me kindlasti ei tahtnud sattuda, et nädal aega koorid kartuleid seal kusagil piirivalvepunktis. Nii et eks seal me uurisime, seal on need kohalikud grusiinid siis käivad seal nagu peitust mängimas. Käivad üle piiri ja niimoodi niisugust ärritavad. Aga meil seda mõtet ei olnud. Nii et, ja mis seal veel algul oli veel niimoodi ka info, et ärge sinna minge, osad arvasid, et sinna lihtsalt ei lasta, et see on see liiga lähedal sellele Lõuna-Osseetiale. Nii, aga ma õnneks siis ikkagi olin nii jäärapäine ja hakkasin uurima. Kaukasus Trekking on selline veebisait. Võtsin seal kontakti ja ühe Josef Antala on selle eestvedaja. Suhtlesin temaga, ta ütles, et ei, et kenasti saab ja temal oli seal näidismarsruut, nii et ära karda, tule. Ja võt siin siis on nüüd see osa, mida tuleb siis grupi ja niisuguse organiseerimiseks teha. Jälle nende 3 näites on mul igal pool näete 3 või seda 6 inimest juhuslikult grupiks. Selle saime kokku küllalt hilja, 25. maiks alles. Ja seal oli nagu, ütleme, suht algaja oli siis Raul. See sama pikk mees siin. Aga ta oli või on spordimees kõva ja pärast selgus, et tema oli see esimene, kes jõudis Kaspeki tippu. Muidugi, eks seal mõned niisugused märkused võis talle teha, et niimoodi ei liiguta, aga ilusasti lõppenud kõik ja ega midagi. Aga teised olid kõik kogenud. Tannar ammugi, Tannar juba selleks ajaks oli, eelmine suvi oli käinud, nagu ma rääkisin, 2 7000-lisel, nii et see oli parim mees, Tannar on siin. Ja kokkusaamisi oli ka niimoodi, et siin Katrin Merisalu pool seal ma tutvustasin seda marsruuti, aga seal siis ainult sellest seltskonnas siis Tannar tuli kaasa, aga teistega siin siis saime kokku Karula laagris alles 25. mail. See mees siin ei ole mitte meie grupi liige, vaid Levan, kes elab siis Tbilisis ja tema juures siis ööbisime, näete, siin on siis see kohapealne ööbimine. Tema kodumajutus, jäime väga rahule, ta viis meid ka mägedesse. Lennukipiletid võtsime ka siis juba siis juuni alguses ära.
Tallinn, Istanbul, Tbilisi ja samapidi tagasi. Jälle Turkish Airlines, kus sai 30 kilo pluss 8 kilo käsipagasit kaasa võtta. Mis siis veel? Viisadega probleeme ei ole Gruusias. Euroopa Liidu liikmetele või kodanikele on ta viisavaba hästi pikalt. Aga mis on piiriload tuleb võtta. Kuna me, Kaspek, ükskõik, kas siis seda standardmarsruuti pidi, seal muide ei võeta vist piiriluba isegi, kuigi sisenetakse Vene üle piiri. Võt see viimane lõik on üle piiri minek. Aga meie liikusime väga pikalt, nii et siis taotlesime elektrooniliselt luba ja see ilusti toimis. Saatsime passide koopiad ja andmed marsruudi kohta. Ja koha peal siis Tbilisis seal piirivalveametis saime siis vastavad paberid ja need tuli ette näidata. Nii et ega ilma selleta ei oleks meid edasi lastud. See on kindel. Nii et seda tasub meeles pidada. Vanasti võib-olla oli niimoodi 2000, mis see oli, 7 ja 10, kui ma käisin Svanetias, siis koha peal tehti luba. Aga eks seal ka bürokraatia on arenenud ja tuleb ikka ennem ära teha. Nii, siin siis need teemad said läbi võetud. Siin jälle Austria Alpiklubi kindlustus oli meil peal ja Välisministeeriumis registreerumine. Siin siis jälle on ära toodud varustus, mis me võtsime, 2 telki, 2 lühikest köid, sest ega seal niisugust tehnilist ronimist nagu eriti ei olnud, lihtsalt need köied olid kaetud liustikul liikuda, et julgestada. Ja sellest täiesti piisas. Nii. Nüüd niisugune üldine skeem on, mille põhjal siis sai vaadatud, et siia meid toodi autoga Levan ja tema sõber. Natuke maad ka siia üles sellest Truusoorust, see on Truusoorg. Siin juba siis on see, siin jah, üle selle kuru on see Lõuna-Osseetia, et üle selle ei tohi minna, aga siiamaani saab. Et siit siis liikusime üles Suatiisist siia Ohja-Ahelikule ja siit siis Kaspegi pääle. Selle põhjal orienteeruda on raske, aga niisuguse ülevaate saab. Orienteerumiseks oli ikka kaart. See oli nii elektrooniliselt olemas, kui ka ma hiljem ostsin paberkaardi. Nii et siin on siis see lähtepunkt, siin on siis näete punasega on see meie marsruut, laagrikohad peal ja siin on siis üleminek. Siin oli plaan, tegelikkus oli siit poolt. Lihtsalt, miks seda ma veel räägin, siin on siis Kaspegi tipp ja siit siis laskumine alla Stepanst Mindas. Nii. Siin jälle ettekujutus, mida tuli lugeda. Siin selles viites, mis ma enne andsin, oli ka ingliskeelset kirjandust, nii et see ühesõnaga seda, aga enamus jah on venekeelset. Nii, siin oli siis niisugune võtmekoht. Siin on siis plaanitud see marsruut. Muide, selle Kaspeki on ka teisi nimetusi, Kintsarveeli või ma ei suudagi öelda, on selles Gruusia või Kvartveeli keeles siis. Ja teised seal kohalikud rahvused, neil igaühel on oma nimi. Aga seda võite lugeda sellest Go ajakirjast, seal on ära toodud mul. Nii, siin on siis plaanitud marsruut, kilomeetrit tuli suht vähe, kusagil 80, 9 päeva. Ühesõnaga, ja ega siin kurusid tegelikult praktiliselt tuli ainult 1 mul sisse.
Nii et ega ta ei andnud kurude poolest isegi esimese koti matka välja. Aga noh, see ei olnudki eesmärk. Lihtsalt tunda ennast hästi seal. Ja plaan oli jõuda siia Maili Soatiisi kurule, mis iseenesest on 3B kuru, kuna siin põhja pool, siin on Venemaa juba või see Vene Föderatsioon. Piir jookseb kusagil siit. Niimoodi. Jõuda siia ja siit liikuda nagu Kaspeki poole. Aga meil oli nii, et ilmad olid väga udused. Ühesõnaga nähtavust ei olnud ja me olime seal all liustiku peal laagris ja vaatan, otsustasin, et ei, me ei lähe siit. Et uduga siit küllalt ohtlikust kohast läbiminek oleks, ütleme, rumalus. Ja hoopis teiselt poolt üle ühe teise kuru jõudsime siia. Ega see ka lihtne ei olnud, seal meeletu tuul oli. Aga siia me jõudsime ja siia laagrisse me jäime. Nii et siia kohe Maili jalamile ja siin oli omaette tegu, et me ei satuks siia lõhedetsooni. Nii et see oli küllalt, siin kindlasti tuli julgestusega liikuda, seongus kaetud liustikul. Nii, selline lihtne tabelikene, siin midagi erilist nagu ei ole midagi pakkuda. Siin on ka need kohalesõidud peal. Ja lõpuks siis selline kepsud meil olid kaasas. Minu endal käe peal on spordikell ja tuli selline marsruut. Siin tegime radiaali. Siin jälle võin öelda, et võt see sama jutt, et külgaheliku kuru on raske üles leida. See on teooria, aga praktikas lõikasime siin näppu, me ei jõudnudki õige kuru peale. See õige kuru oli kusagil siin. Aga see ei olnudki meil eesmärk. Tähtis oli, et me tahtsime lihtsalt ilma kottideta teha nagu aklimatiks sellise ringi, vaadata ümbrust. Nii et see ei olnudki eesmärk. Aga just siin kogesime, et külgaheliku kuru sa pead ikka väga täpselt teadma, kuhu vahesse tõused. Ja tõusimegi valesse vahesse. Nii et siin oli muide piirivalvepunkt, seal kohe nõuti meil passe ja seda piiriluba, sakakoori. Väga sõbralik suhtumine oli. Nii, ja siin siis üle Soatiisi liustiku jõuame siia siis Ohi ahelikule. Siin on siis Maili platoo, mis pilte ma näitan veel ja Kaspeki tipp. Ja pärast siis, see on standardmarsruut, mida ma alguses näitasin. Näed, meteojaam ja siia Stepansmindasse jõutakse välja. Nii, siin on siis mõned pildidki. Matka algus, Trusoorus. Siin on juba Soatiisi org peale seda piirivalvepunkti. Ja siin on omapärane must kalju või ütleme, tipuks seda nagu nimetada on raske. Ma ei teagi, mis päritolu või kuidas ta on huvitav. Ja mineraalvett oli siin ka nendes orgudes, just siin orus oli hästi palju ja sellist. Nii, siin on see must kalju. Ma ei tea, kas see on vulkaanilise päritoluga või siit alt kusagilt me liikusime ja tulime. Nii et sellise nimega kanjon. Et see pakkus nagu geoloogilises mõttes huvi. Nii, siin on siis nüüd jälle see sama pilt selle Kaspeki ja Mailiga. Maili ja Ohiga. Ja siin on siis ka see pilt, kuhu me jõudsime tegelikult. Näete, see sama laager, mis siin on ringiga ümbritsetud, see ongi siin nüüd. Siia me jõudsime jubeda tuule käes. Ühesõnaga, see oli tõesti selline tuul, mis ütleme, hea, et ta selja tagant oli. Aga nähtavust ei olnud. Aga siia me jõudsime ja siis laagriga püsti saime. Ja järgmine päev juba oli nagu normaalne. Sain, et isegi pilti teha. Kaspek jääb siia taha, Maili nõlv on siin. Meil oli plaan ka Maili peale jõuda. See oli lihtne minek,
aga jälle no niisugune udu, et ühesõnaga 10 meetrit näed. Ja läksime poole maa peal ja pöörsime tagasi, et ega seal üleval nagunii midagi ei näe, no mis sa sinna tippu ronid. Et niisugune tegevus, näete siin juba tagana paistavad Kaspeki tipud. Kaspekil on 2 tippu, nii nagu Elbruselgi. On läänetipp ja idatipp ja idatipp on see ihaldusväärne tipp, kuhu jõutakse. No läänetipus võib ka ära joosta käia, see on väga lihtne seal. Niimoodi, et siin siis Maili platool oleme. Ja ainukene, ütleme nagu tehnilisem lõik seal Kaspeki idatipul on, näete siin see jäine nõlv. See tõesti oli selline nõlv, kus ütleme, mina ilma kassideta küll ei oleks saanud üles. Ja ega ma usun keegi seal väga. Aga näiteks kohtasime seal 2 koera, kes ronisid ja need panid ilma kassideta üles. Ju neil siis need oma küünised olid nii head. Aga jah, seal isegi üks seong sõitis natuke allapoole ja nii, et seal intsidenti oli. Rahvast oli hästi palju. Nii et 5000 tipp ja väga mõnus. Raul oli see mees, kes siis jõudis esimesena siia üles, raius ennast üles sinna. Et ega me väga koos ei liikunud. Nii. Mis ma tahan veel öelda, et siin jäi meil päevi üle ka niimoodi ja eks meil oli mõeldud ka, et mis me teeme, et kas siis võtame mõne mägipiirkonna ette või siis lähme raftima. Ühesõnaga mööda Mägijõge kummipaadiga sõitma ja ühesõnaga seltskond kaldus raftimise poole ja mis väga rahul olime pärast. Ühesõnaga Rakvi jõgi sealt samas orus, kust me alla sõitsime. Stepan Smindas ühesõnaga saime ühe autojuhiga kaubale, et kes meid siis mikrobussiga alla tõi ja tegime juttu, et tahame nagu rafti. Oi, mul on sõber, tean ja ühesõnaga meil ei olnudki vaja enam muud teha, kui ühesõnaga ennast nagu lasta üle anda järgmisele firmale. Nii et seal käib, käsi peseb kätt. Nii et ei maksa väga muretseda, et kust mida saab või kuhu minna. Äri seal käib. Ja see oli niisugune, ega see pikk retk ei olnud, pool tundi niisuguse vahutava jõe peal. Lõppude lõpuks see on väga turvaline jõgi. Miks siin niisugused mehed peal on, kes nagu natuke silmad pilukil? Nimelt üks Korea paat oli, mis siis oli kivi otsa sõitnud ja vennad olid seal hädas, paati kätte ei saa, sõita tahavad. Siis võtsime peale, nii et ega midagi. Korea-Eesti ühistiim sõidab. Ja mul ongi nagu ühel pool, siin siis on juba järgmised mõtted. Kes ütleb, mis tipud need on, Marko? Ma ei tea. Ei tea, aga sa tahad siia minna ju kuule suvel. Kaukasus. Tõtnoldi. Ja Tõtnoldi, see on Kestola ja see on Katõnn ja see on Katõnni platoo. Ja siin on Pesengi sõin. Aga kust suunast toolab? See on Venemaa poole pealt, kopteri pealt on see tehtud. Okay. Mitte Tõhsuu pealt, Tõhsuu jääb ka kuhugi sinna, aga kopteri pealt on see, mitte minu pilt muidugi. Nii et mul kunagi oli mõte siia jõuda kusagilt siit poolt Venemaa poole pealt, aga see on väga raske marsruut või ütleme enda jaoks. Aga lihtsam on siit poolt, siin on üks kuru Gruusia poole pealt ja siit jõuda üles. Nii et aga selle nagu öelda, Exceli tabelit mul veel ei ole ja gruppi ka veel ei ole. Nii et siin on siis niisugune lugu.